Kõik algas öösel kell 2. Gustav magas rahulikult. Korraga löödi tema maja uks riivist tugeva löögiga lahti ja majja tormas 2 maskides nooremapoolset Eesti meest. Algatuseks virutati Gustavile mitu rusikahoopi näkku ja vastu pead. Löödi kohe uks parts lahti ja tulid siia kohe ja panid tule põlema siia. Ja mis siis edasi toimus? No, tõmmati siit mind ülesse ja padi all või muraia ja siis pandi siia pikali, hakati jalad taguma siia. Ja rusikaga löödi pähe. Kohe tõmbasid su pikali maha, hakkasid peksma, jah? Ja, kohe anti jalad. See oli kõik puhta sinine mul siin. Siin nüüd on, ma panen need salvisi peal. Ja, natuke on parem, aga alt on paisses ja praegu. Ja siis, kas see raha tuli kohe välja või läks aega natuke? Tuli jah, kohe tuli välja. Oli paberi sisse pandud. 9 paberi sisse ja muist oli veel ajalehed ja need puisati siia maha. Aga see siis raha tuli kogemata välja siis, kui sind põrandale tõmmata, jah? Jah, see tuli kohe välja. Paraku pätid ei kavatsenudki poolpimedat ja vaevu liikuvat papit rahule jätta. Nad külastasid teda nädala pärast uuesti. Raudkangiga varustatud maskides kaagid olid julmemad kui eelmisel korral. Nüüd keerasid nad kogu elamise pahupidi. Raha leidmata lubasid sadistid vanapapid tulise triikrauaga piinama hakata. Surmani hirmunud Gustav andis pättide nõudmistele järele ja loovutas lõpuks ka talvepuude ostmiseks mõeldud viimase raha-natukese. Siis tõmmati kõik need voodi madrasid, kõik visati põrandale. Ma mõtlesin, et siin raha jälle. Et veel on. Ja raha ei olnud, mis nad siis tegid? Hakkasin ikka kapisi tühjendama. Kõik lõhud taga, vennakapil kõik lööbi laiali ja need riided sealt visati põrandal ka need taskud läbi. Siis nad lubasid sind piinama ka hakata, jah? Jah, ütlesid, et kui Jana kurat panen selle, et triikraua. Ta ütles kohe, et sa ei tohi liigutada, ole siin. Mingist korda panid su ka põrandale pikali maha, jah? Ma istusin seal niimoodi. Ja mis nad lubasid siis triikrauaga kõrvetada või räägi, kuidas see oli? Kõrvetada ja rinna peale. Toodi venna kapisse triikrauaga välja. Hirm oli suur või? No muidugi oli. Ei olnud, nutma ei hakannudki, ma ei tea, vaata. Mis sa arvad, kui sul raha poleks olnud, mis sinuga oleks siis tehtud? Oleks maha löödud. Oled sa kindel? Kindel, jah. Raudlatt, miks pärast see raudlatt niisugune kaasas? 4 kandini niisugune raudlatt. Ja nii pikk. Ja seal on niisugune terav ots niimoodi. Nii jõhkrad mehed on, et pole mul elus niisugust asja olnud. Gustavi elusaatus on olnud karm. Suure küüdi tallu kolis nende pere juba 1924. aastal. 2 väikevenna elu lõppes juba varajases nooruses. 1 vennakest tabas terviserike, teisele tegid punased otsa peale. Oli karjas ja lehmalasti ka maha ja viidi see surnukeha ka ära ja müts, nüüd leidsime üles, oli veel kappis, mis tiiere maha kukkus ja väike müts ja püksid hiljem emal leidis Sarapuu põõsas. Venelased, jah? Venelased, jah. Vene vägi tuli Kehnast tulillägi. Gustav ise jäi 16-aastaselt sandiks. Piimanõu oli noore mehe jaoks lihtsalt liiga raske ja seda upitades vedas selgroog alt. Teise ilmasõja aegse Saksa valitsuse aja veetis Gustav haigla kipsvoodis. Tol ajal kardeti, et mees ei hakkagi rohkem liikuma. Õnneks päris nii ei läinud. Kelle see pilt siin seina peal on? Minu pilt. Sa olid ju päris kompu poiss, aga miks sul naist ei ole siis? No. Ma olin invaliid ja selle pärast muidugi ei tahetud. On su elu kurvem ka olnud üksi või oled harjunud juba või? Ma olen harjunud küll. Eks see kurvasi vähebäski küll. Aga oli vahel ikka niisugust tahtmist ka, et tooks naise majja või? No muidugi oleks. Siis on sul päris kurb niisugune üksik elu olnud, üksik? Jah, see on õigus küll.
Politsei on alustanud kriminaalmenetlust, aga tänaseni pole uurimine veel vanurit röövinud jõhkardeid päevavalgele toonud. Külainimesed kahtlustavad, et tegu peab olema oma kandi meestega, sest vaevalt, et võõrad 2 korda samasse tallu oskaks tulla. Igatahes hoiavad külaelanikud nüüd Gustavi elamisel silma peal ja iga päev käiakse papid kontrollimas. Iial ju ei tea, millal jõhkardid taas tulevad. No hirm on kogu aeg. Vähe magan ja võtan kõik need unerohtused sisse. Surmani hirmunud Gustav aga lepib saatusega ja elab oma elukest vaikselt edasi. Enam talt midagi võtta pole ja hing on kummalisel kombel omamoodi rahulikumgi. Paraku päevad mööduvad ja tali läheneb. Kuidas aga rahatult ja küttepuudeta külm aeg üle elada, vot seda vanapapi ei tea veel isegi. Ma ei tea, kas ma elan siis, võib-olla suren. Mul on see koht on nii valus, et ma vasaku külje peal ei õigi magada. Korraga mu vererõhk ka kõrge ja tuleb halvatus ja ongi. Kui palju sul nüüd raha üldse kõik kokku kaduma läks? No, oligi meile 60 000. Päris suur raha, et kus sa selle raha oled saanud? Sellel on kõik. Müüsin vana mööbelt ja pension hoidsin selle järgi. Ja. Sul kokkuhoidlik mees? Jah, kokkuhoidlik. Jooma mees ei ole ega. Politsei hinnangul on kuritegevus maal elavate vanainimeste vastu suurenenud. Viimaste nädalate jõhkraim kallaletung toimus paar nädalat tagasi Jõgevamaal, kus 77-aastane taluperenaine kaotas röövi käigus elu.